Tere kõigile! Täna siis tuleb veidikene teistmoodi setupiga video. Mina jalutan siin metsas, mulle meeldib metsas jalutada ja isiklikult ma näiteks soovitan seda, et võite täiesti minu videosi kuulata ka pildita ja just kuskil jalutuskäigu taustaks või midagi. Sest siinsamas Harku metsas ma olen läbi käinud vist ka kilomeetreid ja 10 kilomeetreid igasuguste Teamsi ja Zoomi kohtumiste ajal, kui ma ise neid kohtumisi muidugi ei juhata või ise koolitust ei tee. Sest minu meelest on see nii veider, kuidas siis mõnikord inimesed solvuvad, kuidas sa ei ole arvuti taga ja kuidas sa lähed kuhugi välja, kui meie räägime. Aga tegelikult on ju nii, et kui ma olen arvuti taga, siis olgem ausad, mul on seal 10 akent lahti ja ma kuulan poole kõrvaga. Aga kui ma koosoleku ajal kuskil jalutan, siis ma tegelikult olen mõtetega palju rohkem koosoleku juures. Aga olgu, see selleks, et tervislikud nutikäitumised. Teema, millest ma täna tahan rääkida, on see, mis USA's toimub. Ja just selles võtmes, et miks toimub, kuidas toimub ja kas on reaalne oht, et see kõik jõuab ka siia meie armsasse väiksesse Eesti konnatiiki. Ja neile, kellega me enne kohtunud ei ole, siis tere! Mina olen Diana Paudel, digi- ja meediapädevuste koolitaja ja siin YouTube'i kanalis siis püüangi erinevatel teemadel rääkida, mis on seotud kuidagi digi- või meedia maailmaga. Ja kui siin need teemad huvitavad, siis muidugi palun liitu minu kanaliga. Aga võib-olla esimene küsimus ongi see, et kuidas see asi üldse kõik seotud on digi- ja meediaga? Et kas ma hakkan nüüd poliitilist kanalit tegema? Siis vastus on tegelikult ei. Mul pole mingit kiusatust poliitilist kanalit tegema hakata, sest neid on juba piisavalt palju. Ja pigem, miks ma olen kõige selle pärast mures, on see, et USA inforuum mõjutab väga palju meie Eesti inforuumi. Et me ise ei loo väga palju originaalset infot. Me kuulame, mida USA's räägitakse ja siis see jõuab siia. Ja kahjuks on nii, et kuna väga paljud inimesed, et tundub, et USA on ju Eesti sarnane. Me saame keelest aru, enamik meist saab inglise keelest üsna hästi aru. Ja seega kõik, mis USA's on üheselt ka siin kohanduv. Tegelikult see ei ole. Ja kui me läheme võib-olla selleni, et miks me selles jamas oleme, et miks Trumpi valiti, siis ma tean, on inimesi, kes ütlevad, kõik valijad on lollid ja läksid kaasa. Tegelikult see nii ei olnud. Probleem on selles, et USA ühiskond on väga-väga polariseerunud ja see on ka veidi nende poliitilise süsteemi süü. Sest kujuta ette, kui Eestis nüüd sügisel tulevad KOV-i valimised või millal järgmised Riigikogu valimised on ja me kõik peaksime valima näiteks EKRE ja sotsiaaldemokraatide vahel. Et võta üks, võta teine, aga muid variante ei ole. Siis olgem ausad, ka meil oleks elu palju skisofreensem võib-olla, ütleme nii. Aga võib-olla enne inforuumi, enne interneti oli ikkagi see, et inimesed suhtlesid rohkem omavahel ja raskem oli leida neid, kes sinuga 100% nõustusid. Aga internet on nimedemaa, nagu mulle meeldib öelda. Ja nüüd on ju hästi lihtne minna interneti mõnda Redditi foorumisse, Telegrami gruppi, mis iganes Facebooki gruppi ja leida üles täpselt need inimesed, kes arvavad täpselt nii nagu sina. Nii tekibki tunne, et sinul on absoluutne õigus ja kõigil muudel inimestel on väärarusaam elust. See on üks probleem, mis sellise suure polariseerumisega ja selle interneti mulliga on tulnud. Teine probleem on see, et olgem ausad, kindlasti ma olen ise rohkem demokraatide poolde ja mulle oleks meeldinud see, kui USA saab naispresidendi. Kuid tegelikult ega need demokraadid ei ole ka ideaalne variant, kindlasti mitte. Kaugel sellest. Ehk siis USA's süveneb varanduslik lõhe. On neid, kes on väga rikkad, väga jõukad, aga enamik inimesi on tegelikult üsna hädas oma igapäevase eluoluga. Nüüd siis astuski lavale Trump, versioon 2 ja Trumpil mis on see, et tema sõnumid on lihtsad. Trump selles suhtes, tema on maailma parim nagu Karlsson katuselt igas asjas ja kõike teeb ta kõige paremini. Tõesti, kui ma nüüd mõtlema hakkan, siis tal on Karlsson katuselt väga palju ühist. Ainult, et Karlsson katuselt meeldib mulle palju rohkem.
ja ta kõnetas inimesi nende sõnumitega. Jah, hinnad on kõrged, aitame teha madalamad. Tööpuudu või ütleme, et toome Ameerikasse majandust tagasi ja kõike muud. Nüüd on küsimus, aga miks siis demokraadid seda kõike ei lubanud nii suure suuga ja lihtlausetega? Häda on selles, et neid lubadusi on palju lihtsam anda kui teha. Ja mitte, et ühtegi poliitikut väga takistaks lubaduste andmine, millel tegevusplaan puudub, siis demokraatide valijad on natukene kriitilisema mõtlejad mõnikord ja tahavad täpsemalt teada, et kuidas te siis teete. Ja kui tundub, et pada aetakse, siis koheselt ühistatakse poliitika ära. Ehk siis, aga vabariiklased tunduvad mulle ratsionaalsemad. Nemad vaatavad, et kui ma siin kasu saan, siis who cares, mida see poliitik muul ajal teeb. Ja ma ei oska öelda, ma ise olen ka pigem hingelt idealist, aga ma saan aru, et ratsionaalsete inimeste elu on lihtsam. Ja võib-olla tulemusi on ka lihtsam tuua. Muidugi nüüd kõik oleks hästi, kui Trumpi need lubadused ei oleks olnud utoopilised. Mida ta seal lubas? Ta lubas ju Ukraina sõja lõpetada 24 tunniga. Ta lubas krüpto muuta usaldusväärseks, sellega sai ta väga palju neid inimesi kaasa, kes krüptomaailmas tegelevad. Ta lubas TikToki ära päästa, sealt sai ta noorte hääled. Immigrandid lubas koheselt välja saata ja nii edasi ja nii edasi. Lubadusi oli rohkem, kui keegi trackida jõudis. Nii, aga okei. Põhimõtteliselt jah, kui sul on valida kahe kehva valiku vahel ja üks vähemalt lubab midagi ilusat, siis eriti kui inimesed on eluga hädas, siis nad tahavad loota, et on võimalik, et paremaks läheb. Ja Trump selles suhtes kindlas kõneviisis suudab lubada paljud. Aga olgu. Nüüd ta sai võimule. Ja siin on vist minu kõige suurem viga praegu kogu selle asja juures. Sest mina mõtlesin, et okei, elame see Trumpi üle 4 aastat, et mida hullu ta ikka saab teha. Et Ameerikas on ikkagi demokraatlikud süsteemid üsna paigas ja ei ole võimalik päris minna nagu elevant portselanipoodi lammutama. Aga lisaks, ütleme eelmine kord Trump, et lubas ja ähvardas palju rohkem kui ära tegi. Aga ma ei võtnud arvesse nüüd paari asja. Esiteks on see, et selle vahepealse ajaga on kogu vabariiklaste partei muutunud väga tugevalt. Et see Trumpi kultus on seal rohkem sees või isegi võib-olla see ei ole kultus, vaid taaskord ratsionaalne mõtlemine. Sest Trump on see, kes need hääled koju tõi ja seega on ju kasulikum minna temaga kaasa. Teine asi on ka see, et senat, kongress, kohtud on praegu kõik vabariiklaste käes. Ehk siis see juba teeb palju lihtsamaks asjade muutmise. Aga ma usun alati inimestesse ja ma eeldasin, et hoolimata kõigest sellest ei lähe nüüd kongressist asjad päris päeva peal läbi ja kõike muud. Aga ma ei võtnud arvesse seda, et Trump lihtsalt ignoreerib kogu seadusandlust. Ehk siis kõik see, mida ta on seal teinud ja toimetanud, ta lihtsalt kirjutab dekreete, inimesed lähevad ja hakkavad vallandama, inimesed lähevad lõpetavad projekte päeva pealt. Ta lihtsalt ei lasegi üldse seadusest ega piiridest pidurdada. Teeb, mida tahab. Ja ühelt poolt kellel on täiesti bürokraatia allergia vahepeal, ütleme nii, et eks endalgi on kiusatused. Kõik, mis bürokraatiaga seotud on, venib väga kaua aega. Teiselt poolt on poliitikas nii, et paratamatult ei ole nii, et on must ja valge vastus. Vaid erinevatel huvigruppidel on omad nägemused ja tegelikult demokraatia on üks arvamuste kompromiss. Aga praegu on lihtsalt see, et üks inimene otsustab. Ja oleks siis see, et üks inimene on kuidagi reaalsusega kuidagi kooskõlas, aga olles ise rikka inimese poeg, elades enamik aega kuldse kattega WC-dega majades, siis ma kahtlustan, et Trumpi reaalsustaju tavainimese seisukohalt ei ole väga hea. Ja nüüd ongi see, et tuleb neid, ma ei tea, kuidas neid nimetada, executive order, et tegevuskäske iga päev valgest majast. Okei, nii me selle jama sees oleme. Aga nüüd on küsimus, et aga miks need tegevused siis, kas need on head, kas need on halvad? Ma ütlen, et see, et kuidas me nimetame mingit lahte, kas Ameerika või Mehhiko, selles suhtes ma ütlen, et Eesti seisukohalt väga vahet ei ole.
nimetagu kuidas tahab, viisakas oleks, et riigid omavahel kokku lepivad, et kui me Läänemerd ümber nimetame, oleks võib-olla viisakas ka teiste riikidega kokku leppida, kes siin Läänemere ääres on, aga see selleks. Aga kui me räägime sellistest muudest asjadest, siis tegelikult Trump Eesti seisukohalt on suutnud nii palju kahju teha. Sest ütleme see, et ta lammutab NATO-t, ta lammutab lääneriikide ühtsust, siis meie seisukohalt on see täielik katastroof. Sest olgem ausad, et Eesti on liiga väike, et üksi midagi suuta midagi teha. Ja see tähendab seda, et me väga palju sõltume just sellest, et oleks maailmas või vähemalt läänemaailmas mingid ühised arusaamad, ühine kord. Aga mida aeg edasi, seda vähemaks seda arusaama ja korda kipub jääma. Teine asi on kogu see Ukraina teema. Siin ma ei hakka varem rääkima, sest mulle ei meeldi ropendada isegi privaatselt mitte, aga kui ma liiga pikalt peatun, siis ma võin livastuda. Aga mis siis Trumpil on? Trumpil on, mis kurat juhtus Zelenski ja Trumpiga? Eks seda ajaloolased uurivad ja analüüsivad veel pikalt, kui lõpuks inimesed rääkida saavad. Aga see kõik oli nii inetu, nii õnnetu ja nagu olekski Putini poolt dirigeeritud kogu see Valge Maja kohtumine. Muidugi võimalik, et isegi Putin oli šokis. Sest olgem ausalt, ega Putin tahaks ka nüüd mingit vahelahendust saada. Ja sest ega Venemaa see 21% keskpanga intressiga kaua vee peal ei püsi. Aga anyway. Ja siis oligi, et praegusel hetkel ongi see häda, et täna ma lugesin vist uudist, et Euroopa riigid on juba mures, et kogu see relvastus, mida me Ameerika käest ostame, et kas ta sõja ajal üldse töötab, sest ameeriklastel on ju voli öelda, et sõdite vale eesmärgi nimel, uuendusi ei anna, varujuppe ei anna ja nii edasi. Ehk siis jah, et meil maailm on liiga palju USA-st sõltuv, kui olla aus, vähemalt minu arvamus. Ja võib-olla Trump on vajalik äratuskell, sest mõnikord on nii, et siis kui me üritame teha midagi head, siis välja tuleb midagi negatiivset. Aga samas, kui mõni teeb midagi halba, siis lõpptulemus võib olla positiivne. Taaskord, minus räägib selline paandunud optimist. Aga nüüd läks mõte ära, see jalutusvlogi on keeruline. Tavaliselt on mul bulletid ja kõik muu siin ees. Aga okei, proovime mõtte järje üles saada. Olgu. Aga põhimõtteliselt, mida Trump on teinud, ta on loonud tohutu segadusega USA-st siseriiklikult. Ja teine asi, kuidas see meid valusalt hakkab varsti torkima siin Eestis, on see majanduse teema. Eile olid juba börsid punases ja karta on, et asi ei lähe paremaks, vaid hullemaks veel pikka aega. Aga kui me räägime inforuumist, siis see asi on läinud veel suuremaks kaoseks. Sest olgem ausad, Musk ja Trump suudavad päeva jooksul läbi tweetida, läbi mingite kuradi sotsiaalmeedia postituste nii palju infot välja anda, mis üksteisele vastu käib, et ajakirjanikud ei jõua enam kontrollida, inimesed on väsinud ja nii edasi. Ja ma ei tea, võib-olla see ongi eesmärk, sest minu meelest Steve Bannon kunagi kirjeldas umbes samasugust taktikat, et tuleb inimeste tähelepanu ära väsitada. Ja see neil õnnestub suurepäraselt. Aga see tähendab ka seda, et kogu see jama jõuab ju lõpuks siia. Näiteks see valeinfo. Võtame mingi case'i. Võtame näiteks selle USA see sotsiaalkindlustus või social security teema. Põhimõtteliselt Trump lendas mingite noorte IT-postjaga kohale, vaatasid mõned tunnid andmebaasi ja leidsid kohe massiliselt rikkumisi. Kohe tuli sellest tweetida, see info on laiali, seda sa enam purki omadega ei pane. Ja see tähendab, et põhimõtteliselt väga palju inimesi usub tänasel päeval, et sotsiaalkindlustus... ma nüüd keeran ümber, sest siin läheb väga soiseks kätt ära. Aga põhimõtteliselt jah, väga palju inimesi usub, et sotsiaalkindlustuses käisid suured jamad
maksti 300-aastastele vampiiridele toetust ja ossa jama küll. Häda on selles, et tegelikult paar aastat tagasi tehti täiesti riiklik audit selle andmebaasi peale, kus toodi need mured välja, et seal on mingid vanad ja kehvad kirjed, osad andmed on valesti sisestatud. Minu suureks üllatuseks sain ma teada, et see andmebaas jookseb sellise tarkvara peal nagu Koobol. Mina õpetan seda arvutit ja interneti ajalootunnistajalselt noortele, et esimene selline põnev programmeerimiskeel, mida tegi Grace Hopper. Ja et mida küll oleks IT-st saanud, kui naisi ei oleks olnud ajaloos. Aga jah, aga see on mingi igivana lahendus ja ma ei imesta, et selle peale arvutid on, et andmebaasid on ka rohkem nagu ligadi-logadi. Samas seesama audit selgitas välja, et kuigi neid kirjeid on seal palju, siis tegelikult toetusi makstakse väga vähestele. Ehk siis see, et meil on küll andmebaas rämpsu täis, aga see rahaliselt meile väga, mingi 1% läheb ikka mingite skämmide ja pettuste peale, aga ma kahtlustan, et ka Eestis on neid sotsiaaltoetuste väljapetjaid. Isegi korras andmebaasidega piisavalt palju. Aga anyway. Aga seda osa ju kuskilt hiljem enam ei selgitatud, et oi, meil oli vale. Nad ikka jauravad oma 200-300 aastastest inimestest. Ja seda valet ümber lükata on jube keeruline. Või võtame mõne muu asja. See Muski, kuidas läks neid välisprogramme ja siis, mis oli 50 miljonit kondoomid kaasasse. Kuskilt leidis mingi numbri. Ma ei tea, kus ta selle ära tõlgendas. Nüüdseks on seda korratud ja korratud, et see nii ei olnud. Aga valeinfo on väljas, kuna Muski auditoorium on nii palju suurem, kui seda on näiteks tavainimesel või mõnel ajakirjanikul. Ja seda valeinfot on tulnud. Ja see häirib mind väga tugevalt, sest nagu Lennart Meri ütles kunagi, et inimene saab toimida hästi ainult ühiskonnas, mille põhjuslikke seoseid ta mõistab. Ja miks mulle valeinfo väga närvidele käib, ongi see, et valeinfo takistab meil aru saamas, kuidas maailm täpsemalt töötab. Ja eks mingi hulk valeinfot tuleb alati. Ilustamine kõik, aga sellist lausvalet sellises koguses, nagu on olnud 45 päeva nüüd USA-s. Või ei, nüüd on vist 55 päeva. See ei ole enam normaalne. Ja kui see kestab 4 aastat, siis peale seda on küsimus, mida me üldse enam internetis uskuda saame. Igale infokillule faktikontrolli teha. Või me olemegi jõudnud sinna tõejärgsesse ajastusse, who cares, kas info on tõene või vale. Oluline on see, et oleks vürtsikas on ja. Okei, lasin inimesel viisakalt mõõduda. Aga kus ma olingi? Ma olin selles, et kui ei ole tõde ja vale, kuidas me teeme otsuseid? Kuidas me otsustame? Võtame kas või need Kanada tariifid. Mis Trumpi põhjendus on? Kanadast tuleb Kanada maffia ja Kanadast tuleb liiga palju immigrante ja narkootikume. Vaadati andmetele otsa. Kanadast tuleb umbes 1% immigrantidest ja narkootikumidest. Ehk siis tegelikult on ikkagi probleem lõunapiiril. Mitte keegi ei saa aru, mis kurivõimu ajukäärudele tuginedes see Trump praegu selle Kanadale, mis ta eesmärk on, et ta tahab tariife kehtestada ja otsib nüüd põhjendust. Aga nüüd ongi küsimus, et kas see Eestis võib juhtuda? Et kas võib ka juhtuda, et meil satub valitsusse keegi või mitte valitsusse, riiki juhtima keegi, kes ei hooli seadustest, kes ei hooli tõest, kes on täiesti lambikas ja kellel puudub igasugune, mul tundub, empaatia ja mis iganes. Siis vastus on jah ja ei. Jah, ütleks ma sellepärast, et kuna see polariseerumine, see USA polariseerumine, me kakleme ka oma inforuumis. Lisaks kõik need trollid, kes meil inforuumis ja diskussioonides õli tulle vallavad ja meid omavahel veel kurjemalt vaidlema panevad. Teiselt poolt, samas Eestis, kuna meil ei ole 2 parteisüsteemi, siis tõenäoliselt keegi lihtsalt nii jaburalt saaks üle 50% häälte valimistelt on ikkagi tunduvalt väiksem tõenäosus. Jumal tänatud, et meil on neid parteid erinevaid nii palju. Isegi kui meile nad ei meeldi, siis see hoiab natukene asjad kontrolli all.
Aga kindlasti tulekski mõelda, et ma tean, et siin videot praegu vaatavad ja kommenteerivad kurjalt ka osad, kes on veendunud, et Trump on Ameerika kaitsja. Et mõelge korraks selle peale, et kui Biden oleks öelnud, et meil on erakorraline olukord ja ma hakkan nüüd vorpima mingeid executive ordereid, siis kas teil oleks tundunud see okei? Et president läheb mööda kongressist, senatist ja nii edasi, ignoreerib isegi oma enda varem tehtud kokkuleppeid ja ütleb, et nüüd ma teen. Kui see Bideni poolt ei meeldi, see ei tohiks meeldida ka Trumpi poolt. Sest minu meelest poliitikas ongi kõige parem hinnata seda, et kui sa loed mingit uudist, ükskõik Eestis, Kallas, Helme, sotsid, parempoolsed, mis iganes, siis asenda see nimi nende vastandiga. Kui see, kellest uudis on, et see sulle üldse ei meeldi, siis asenda sellega, kes meeldib. Ja kui on vastupidi, siis asenda niipidi. Ja kui siis see lause hakkab järsku meeldima, siis on probleem. Sest ma näen ise ka, et selle EKRE kipub samamoodi väga palju, ületame jooksuteed, aga ma ei taha siin käia, siin on inimesi, nad vaatavad mind väga imelikult, et ma selle selfie stickiga siin metsas kulgen. Aga ma panen kohe pikemaks, siis te näete ka, mul peaks mikrofon. Oota, teeme kohe sellise pika vaatega. Nii, no näete. Oota, see ei ole nii lihtne olla ise operaator, kõps ja esineja samal ajal. No, vaadake, kui nunnu laia vaate saab. Aga põhimõtteliselt jah, et mis ma jälle öelda tahtsin? Ma tahtsin öelda seda, et kui me hindame, peaksime panema mingid väärtused paika. Kas on okei see, et diskussiooni ei toimu? Kui ei ole okei, siis ei ole ühelt ja teiselt poolt okei. Teine asi, millega me peaksime väga ettevaatlikud olema, ongi see, et kui keegi jube palju lubab, julgelt lubab, sest lubada on lihtne. Ma ei lubada ka taevamannat ja igiliikurit ja kõike muud. Lahendusi leida on keeruline. Ja häda on selles, et see maailm on läinud nii keerukaks paigaks, et väga lihtne on katki asju teha, nagu Trump on demonstreerinud. Aga palju keerulisem on asju parandada. Ja asjade parandamiseks on vaja diskussiooni, ühist arusaama ja kõike muud. Ehk siis kui keegi lööb, ma ei tea, rusikaga rinnale ja ütleb, et mina tean, kuidas asjad käivad, siis selliseid inimesi ma kardaks väga. Ja no see ei sõltu. Teine asi, mis ma tohutult närvidega käib, nii USA poliitikas kui ka meie enda omas, on see, et on mingid asjad, mida isegi on olemas nagu parteide ülene konsensus, et tuleks ära teha. Aga siis on see, et see, kes parasjagu võimul ei ole, ei toeta seda, sest ta tahab ise olla see, kes ütleb, et oi, ma tegin ära. Kurat küll, kas poliitika ei võiks olla rohkem ikkagi inimeste poole kaldu? Jeerum küll, see metsa ventimine on väga imelik. Täitsa huviga. Mõtlen, kui palju siin inimesi seda YouTube'i videot üldse siiamaani vaatavad. Kui oled siiamaani vaadanud, pane like, siis ma saan teada vähemalt. Mina hakkan siin metsa vahel väga juba hätta jääma. Nüüd puhkame korraks. Aga jaa, põhimõtteliselt, mis mu küsimused alguses oligi, on see, et miks USA-s seda rahulolematust nii palju on? On ka see, et jube palju on, et kui inimesed on eluga hädas, siis on kogu poliitika palju manipuleeritav. Eestis on see võib-olla varanduslik ebavõrdsus väiksem, aga ma ei ole kindel, et sellepärast, et meil on vähem inimesi hädas protsentuaalselt. Lihtsalt võib-olla meil ei ole nii rikkaid inimesi, kui USA-s on. Ehk siis see ei ole väga hea lahendus. Ehk me peaksime, täna ka need uudised, mis tulid, et ettevõtete tulumaks, et selle canceldame ära. Samas ma just tegin tuludeklarit, on ju. Ma sain tuludeklarist, kuna ma maksan 3. sambasse päris korralikult, siis mingi tagastuse ma saan. Aga põhimõtteliselt majalaenu maksetelt, laste toetus, kõik on ju läinud. Ehk siis me võtame inimestelt, aga anname ettevõtetele. Ma saan aru sellest argumendist ka, et ettevõtlus on see, mis toodab nii-öelda tulu. Aga teiselt poolt, ma ei tea, kui õnnelikud on USA-s ettevõtjad, kui meil on Trumpi tariifid on nagu see Schrödingeri kass või mis on, et see kvant olek. Et kuni see puuri lahti ei tee, ei tea, kas meil on tariifid või ei ole tariifid.
see ei aita ka kindlasti majandusele, ettevõtlusele kaasa. Ja see juhtub. Kõik on kõigega seotud. Jälle, kõlan nagu üks korralik vandenõuteoreetik. Aga tegelikult on ka nii, et kõik on kõigega seotud ja seetõttu teate, ma jube tore oleks kuulata teie mõtteid. Et kas siin video all võikski arutada, et kas USAs on teie meelest asjad hästi? Kas me vajaks ka siis sellist, ütleme, kuningastüüpi juhtimist, et üks tüüp otsustab? Muidugi, siin ongi see, et kui see üks tüüp on see, kes meile meeldib, siis me tahame. Kui see üks tüüp on see, kes meile ei meeldi, siis me ei taha, aga lepime kokku, et 4 aastat on tüüp, kes meeldib ja 4 aastat on tüüp, kes ei meeldi. Kas sellisel juhul me tahaks sellist otsustamist, et keegi ignoreerib kõike, mis meil on kokkulepped? Okei. Ma tõmban selle pika varre nüüd lühemaks, mu käelihased vajavad trenni sellise formaadi tegemiseks pigem. Ja see video on juba pikaks ka läinud. Et võib-olla siis ongi lõpetuseks, et tarbige USA uudiseid väga-väga ettevaatlikult. Sest kahjuks me oleme punktis, kus valeinfot ei tooda Vene trollid, aga USA valitsusametnikud ja juhid. Ja see on kurb. Et kui mingi info kuskil Twitteris kõlab, küsige allikat. Kui allikat ei osata öelda, siis ignoreerige infot. Sest jah, kindlasti on lollust, lohakust, korruptsiooni igasuguses bürokraatlikus süsteemis on. Aga see, mida Trump praegu teeb, et luua muljet, et kuni tema tuli, oli kõik väga halvasti ja nüüd siis tema lahendab kõik, siis tegelikult päeva lõpuks olgem ausalt, see, mis toimub USAs, on oligarhia võimule tulek. Et ega, jälle, pean tagasi keerama sinna. Harku mets on ikka väga soine, kui ma niimoodi kõrval teid avastan. Et põhimõtteliselt ongi see, et iga kord, kui ma võõran, läheb mõte meelest ära. Aga jah, et see oligarhia võimule tulek, sest USAs on ka ju see, et nad tahavad sotsiaaltoetusi kärpida, nad tahavad ametnike nende tudengilaenude programmi ära võtta ja nii edasi. Ja samal ajal on ikkagi ettevõtjad ja kõik need rikkamad. Ja ega see, kui Vance käis seal Müncheni konverentsile, rääkis Euroopa juhtidele, kui pahad me oleme, et me piirame kuskil Facebooki ja selle tegevust. See on ju tegelikult ettevõtjate lobi. Et meie andmed on praegu ikkagi natuke rohkem kaitstud, väga natukene, mitte palju, kui on USAs, kus on täiesti metsik lääs internetis toimuv. Aga nüüd USA tahab, et meie ka võtaks ära kõik need piirid. No, mis juhtub? Siis uputab ka kogu see jama. Praegu on mingi vastutu Facebookil ja Xil ja kõigil neil. Aga kui me need reeglid maha võtame, siis on väga lihtne propagandaga ujutada üle meie infovoogu. Ja mulle, propaganda on ka nii huvitav sõna. Et nagu mulle mõnikord meeldib öelda, et siis kui inimesed, kes meile meeldivad, teevad propagandat, siis me nimetame seda strateegiliseks kommunikatsiooniks. Kui inimesed, kes meile ei meeldi, teevad propagandat, siis me nimetame propagandaks. Aga tegelikult ju propaganda tähendab ideede levitamist. Me kõik teeme propagandat. Ka see video on üks propaganda. Ma ei tea, mis sõnumid see kannab, et hoolige tõest, kontrollige poliitikute juttu, mis iganes, aga see on ka propaganda. Kogu mu Facebooki kanal on, või tähendab YouTube'i kanal on propaganda, sest siin on minu ideed, minu subjektiivsed arvamused elust. Aga jah, okei, ma ei jaura rohkem, sest ma suure tõenäosusega olete te nüüd kõik kadunud. Et kribage mulle kommentaaridesse, kui on mõtteid seal teemal, aga kribage viisakalt. Me ei pea üksteist solvama, et argumenteeritud vestlus pidada. Et see on täiesti okei arvata erineval viisil. Et see ongi see, et ei ole ühte ja õiget vastust. Kui me sellest aru saame arutada oskame, siis on ka palju raskem igasugustel poliitikutel lubada meile tõde ja õigust pähe müüa, pähe määrida. Aga kui me ikkagi usume, et on absoluutne tõde ja kõik muu on vale, siis sellisel juhul oleme me need teate need nukud, mida nööride otsas pannakse ja siis sa saad neid liigutada. Käpiknukud ei.
pole aimugi. aga need nukud. Vot, selline veider video oli. Aga ma järgmine nädal püüan siis jälle teha kodukontoris ilusasti ettevalmistatud tekstiga. Võib-olla, samas kui teile meeldib selline vabas vormis, kolab metsas, kukub hauku tüüpi asi, siis andke märku, ega mina võin jalutada kaameraga metsas hea meelega. Erti lootuses, et kevad tuleb ja asi läheb soojemaks. Et uute kohtumisteni,